Tere! Tere! Mina olen Anna, karjäärinõustaja. Tere tulemast karjäärinõustamisele. Oled sa varem karjäärinõustamisel käinud? Ja olen põhikooli lõpus. Mis muljed, kogemused sellest sul on? Väga head. Ma olen enda praeguse gümnaasiumi valikuga tänu sellele väga-väga rahul. Aga võib-olla siis lühidalt, kuidas see karjäärinõustamine välja näeb, et lähtumegi sinu küsimustest, teemadest, mis sind täna siia toovad, on need siis seotud sinu huvide või oskuste poolega või hoopis võimaluste poolega, et mis ja kuidas edasi saab ja võtamegi siis fookuse sellele, mis sind ennekõike täna, mis sinu jaoks ennekõike täna oluline on. Ja minu poolt kindlasti siis vestlus jääb meie vahele. Meil siin on täna teatud aeg antud, aga vajadusel saame alati uuesti kohtuda. Et nii ta meil kulgeb. Mis on need mõtted, teemad, mis sind täna siia toovad? No ma arvangi, et pigem just see, et mis siis pärast gümnaasiumi saab, et gümnaasium sai edukalt valitud ja sisse saadud sinna, aga mis just pärast seda võib ees oodata ja millised võimalused nagu kaasa tulevad sellega. Mis on need mõtted, mis juba läbi on käinud, mis sa oled mõelnud, mida edasi teha pärast gümnaasiumi? No esimene mõte, ma arvan, väga paljudel gümnaasiumi lõpetajatel või seal olijatel on see, et minna edasi ülikooli õppima. Et siis see pakub ka palju võimalusi ja nii edasi, aga sellise noore teismelisena veel on ikka selline mõte ka, et äkki ma ei tahagi minna ülikooli, äkki ma tahan kuidagi muud moodi enda raja leida ja veel minna võib-olla siis reisima, et samamoodi pürgib kuidagi süda sinna välismaale ka. Ehk siis kahel viisil, kas minna vabatahtlikuks alguses, kui mul mingit kindlat sihti ei ole, või siis minna lihtsalt reisima. Et ei ole veel kindel. Või siis neljas valik ka, et minna lihtsalt tööle peale gümnaasiumi ja võib-olla koguda sellist algstardi raha. Mis sa näed, mis täna sind võiks ennekõike edasi aidata? Võib-olla see, et kaaludagi need võimalused läbi. Ma ise ei ole väga kursis tegelikult sellega, mida üldse saab ülikoolis õppida, et õigusteadus on kõigil teada, aga seda ma siiski pigem ei tahaks või meditsiin. Ja pluss siis see ka, et võib-olla mis on need vabatahtlikuks olemise võimalused või mingid lehed, kust nõu saada ja põhimõtteliselt plussid ja miinused läbi kaaluda või võimalusi just. Nii et ma saan aru, et soov oleks võib-olla seda pilti natukene paika panna ja võib-olla natukene siis ka täpsustada ja vaadata infoallikaid juurde, et kust sa saaksid sedasi toimetada. Et päris palju teemasid on tegelikult, et kindlasti me täna jõuame osa neist läbi teha. Et selliseks kaardistamiseks võib-olla ma pakuksin välja mõttekaardi meetodi. Oled sa sellega kokku puutunud varem? Ja olen küll. Et selle mõte siis olekski see, et koos siis võib-olla kirja panna need mõtted, mis sul seni on olnud oma valikutega seoses, siis saamegi koos võib-olla vaadata neid plusse, miinuseid, vaadata, mis nende mõtete taga on ja luua siis võib-olla ka seda selgust sinna juurde, et mis ühe või teise valiku osas võib-olla vajaks veel täpsustamist või uurimist, et sobib selline plaan tänaseks meile. Ja kindlasti vaatame, kui kaugele me jõuame. Me saame kindlasti ka infot koos veel vaadata neid
veebiallikaid, kus sa saad infot edasi uurida ja kindlasti on võimalik veel ka kohtuda, et siis täpsemaid plaane edasi arutada või siis näiteks on meil ka karjääriinfo spetsialistid, kellega saab siis täpsemalt mingi valdkonna infoallikaid koos uurida. Aga mõttekaarti jaoks siis kõige parem on alati valge paber ja pastakas. Ja panegi siis kirja täpselt need märksõnad nende mõtete osas, mis sul on olnud ja siis saame koos sealt edasi vaadata. Mainisid ka ennem, et kas ülikooli, kas Eestis, kas välismaal, et mis ühe või teise puhul sinu jaoks sellised plussid võib-olla on? Eestis võib-olla see, et see on selline turvaline, see on siinsamas ja noh, tegelikult kodumaal on ka palju pakkuda ja haridustase on tegelikult Eestis ju päris hea. Aga välismaal just see, et peale selle, et võib-olla on rohkem mingisuguseid loovaid võimalusi, siis tutvused ja see muu kogemus ka, et siis oleks selline see minu reisile mineku soov ja õppimine oleks siis käsikäes ka. Mis on sinu võib-olla selline ootus õpingutele, kõrgkooli õpingutele, et kui sa ühte või teist eriala õppima läheksid, mis on need märksõnad või millele võiksid need õpingud vastata? Ma arvan, et sellele, et ma ei väsiks selle õppimisest, et see pakuks mulle ikkagi lõbu ka. Et mina olen ikkagi nõus sellega, et peab nagu lõbus olema ka, kui sa midagi endale omandad, mingit teadmist. Et võib-olla muid ootusid ei olegi. Just see, et et ma saakski sealt siis midagi juurde, mida ma kindlasti saan. Ma usun, et leiab igast olukorrast mingi asja või omaduse, mis endale juurde saada. Aga jah, ma ei tea, ma olen üsna avatud kätega selline, et mul mingid kindlaid raame ei ole. Ja. Et selles osas, et kui teoreetiline või praktiline õppe või kui oluline on see, et mis saab edasi peale õpinguid, et kui nii-öelda laiapõhjaline haridus või juba mingi konkreetsem eriala, et on sul siin täpsemaid ootusi? Ja ma usun, et ma olen üsna liiga vähe sellele mõelnud, et seda praegu ja öelda, et hetkel ongi veidi tume maa. Et hetkel ongi selline üldine võimaluste kaardistamise pool. Ja. Kohe vaatame ka infot konkreetsete erialade kohta, mõned näited sinna juurde. Mis on veel see täpsemalt, mis sa tahaksid või mis sinu jaoks oleks oluline selle eriala või kooli valiku puhul, et kui oluline, sa juba tõid välja, et siin ei ole nii-öelda vahet, kas Eestis või välismaal, on veel midagi sellist olulist, mis on see, kui sa hakkad neid valikuid võrdlema või vaatama, et mis võib nii-öelda kaalukeeleks saada. Aga mida siis tasub vaadata, ongi, üks on see õppekavade pool, et võib-olla seda me ei hakka praegu täpsemalt uurima, et mida seal konkreetselt õpitakse, aga kindlasti ka seda poolt tuuakse juba rohkem välja, et mida siis lõpetajad pärast edasi teevad, et ja küll ma siis õpin seda eriala, aga millised on need siis võimalused ja siin ongi siis mäluasutustest kuni siis ajakirjandus, kommunikatsioon, muud lähedased õppekavad. Et tegelikult ka kõrgkoolis õppides on, kuna ka sina oled see näide, kellel on väga palju erinevaid huvisid ja tugevusi, on ka ju erinevaid võimalusi kombineerida, et näiteks võtta kõrvale erialana, et suvaline näide, et õpid infokorraldust, aga näiteks tahaksid võtta ajakirjandust veel juurde kõrvale erialana, siis see on täiesti võimalik, et kui nii-öelda õppekavad seda võimaldavad, ehk siis et selline kõrvale eriala võimalus on ka olemas, et see siis tähendab võib-olla natukene sellist rohkem tööd teinekord, aga üldjuhul, et see on olemas, et see siis maht on lihtsalt väiksem, aga annab siis võimaluse saada osa
ka nendest ainetest ja noh, endale siis mitmekülgseid oskusi, teadmisi. Just, et noh, see ongi see loomulik etapp, et kus sa alles kaardistad, et ilmselt see pilt veel läheb laiemaks, siis mingi hetk midagi hakkab ära kukkuma, mingi hetk noh, sa tõid välja, et võib-olla osad ongi sellised, mis tunduvad, et rohkem selline huvi või hobi, et samamoodi nagu gümnaasiumis tegelikult ka kõrgkoolis on võimalik võtta ka selliseid üksikvalikaineid, et nii-öelda nagu alati, et ei pea millestki loobuma, et kas mis puudutab neid kõrgkoole ja erialasid ja valdkondi, on hetkel veel mõni selline kiirem küsimus või oluline asi, mida sa kindlasti tahaksid uurida ja küsida? Ma usun, et ma sain vastused kõikidele nende küsimustele hetkel. Et järgmine ongi, ma arvan, et küsimusi tekib siis, kui ma olen ise ka võib-olla tutvunud rohkem nende lehtedega ja aeg on lähemal. Aga siis kindlasti pöörduksin tagasi teie poole. Ja kuna eraldi teema oli sul veel see vabatahtliku väliskogemuse ja vabatahtliku teema, et siis selles osas ma soovitaksin siis pöörduda meie karjääriinfo spetsialisti poole, et siis temaga koos saate neid väliskogemuse asju veel eraldi vaadata, et kas see mõte sobib. Jaa, see sobib. Aga kui hetkel nii-öelda see kokkuvõte teha, et siis täna võtsime selle sihi, et natuke siis kaardistada neid mõtteid, et kuna sul on veel gümnaasiumi lõpuni aega, et mis on sellised üldised plaanid, mõtted, mis on juba läbi käinud, mis on iga valiku puhul sellised hetkel aktuaalsemad küsimused ja siis oli see soov, et võib-olla see ülikooli erialade valdkonna osas natukene rohkem juba hakata koos uurima, et siis kaardistasime neid erinevaid esmalt huvipakkuvaid valdkondi ja vaatasime, mis ja kuidas siit infot uurida. Et mis sa nüüd ise näed, mis need konkreetsed järgmised sammud on, et sa nende valikutega või mõtetega edasi toimetad? Ma arvan, et kuidagi hea seda infot seedida, mis ma sain kuidagi ära paigutada endale ja vaadatagi ükshaaval neid erialasid üle, et ei tasu korraga ka kõike vaadata, et mul on nii palju aega esiteks, võib-olla võttagi mitu päeva ühe eriala võimaluste uurimise peale. Ja ma arvan, et see olekski järgmine samm. Aga kui hetkel siis nii-öelda tänane kokku võtta, mis on peamine, mis sa siit enda jaoks said? Hästi palju infoallikaid ja ma arvan, et see ongi peamine, see oli kõige olulisem asi ka, mida ma tegelikult otsima tulin. Jah. Aga siis soovin sulle head avastamise rõõmu ja siis saadan sulle meie karjääriinfo spetsialisti kontaktid, et siis saate temaga kohtumise kokku leppida. Ja, aitäh teile.